Olen Renno Nellis, ornitoloog ja me oleme Raplamaal ühes väga korralikus laanerähni elupaigas, mis asub kaitsealal. Laanerähn on üks äge ja võimas vanade metsade linnuliik, kes pesitseb eelkõige vanades kuusikutes ja kuusesegametsades. See kuusik peaks olema tavaliselt umbes vähemalt 100 aastat vana, mida vanem, seda vägevam elupaik. Ja laanerähn on üks vähestest surnud puidu spetsialist linnuliikidest Eestis, et ta toitub surnud ja surevatel puudel, tüügastel ja pikali olevatel puudel ka. Ja väga suures osas sööb surnud puidul elavaid putukaid, eelkõige erinevaid mardikaid. Ja tegelikult laanerähn on Eesti üks paremaid sanitare võitlemaks kuuse- ja kooreüraski puhangutega, kuna kuuseüraski mass paljunemised meelitavad selle liigi alati kohale ja ta on suurepärane kuuse- ja kooreüraski arvukuse piiraja, kuna ta sööb ära ühe aasta jooksul kuni 500 000 kuuse- ja kooreüraskit või tema vastset. Laanerähn on välimuselt üsna silmatorkamatu. Ta on umbes suur kiirurähni suurune, must ja sulestikuga, natukene valge kirju, aga kui ta kuskil metsas kuusetüvedel või muude puuliikide peal toimetab, siis ta tegelikult on üsna kehvasti märgatav. Aga nüüd on sel sajandil me oleme laanerähne jälginud rähnide seirealadel, kus tehakse rähnidele spetsiaalseid loenduseid ja see loendamine käib rähni trummeldamisega peibutades ja kaetakse ära mitmed sajad ruutkilomeetrid metsamaad ja loetakse rähnid kokku. Meil pesitseb 8 rähniliiki ja laanerähn on neist üks tugevamaid vanametsa spetsialiste koos valgeselt kiirurähniga. Aga laanerähni seire tulemused kahjuks on kehvakesed, et liigi arvukus on viimased 10 aastat üsna järjepidevalt vähenenud. Arvukuse langus on umbes 5% aastas, mis metsalindude mõttes on üks kiiremaid langemisi või kiiremaid vähenemisi. Ehk siis selgelt alarmeeriv, kindlasti mitte looduslik ja loogiline või ootuspärane, sellepärast et üldiselt need generalist rähniriigid nagu suurkiirurähn, nendel on arvukused stabiilsed. Ehk siis nemad saavad metsades hakkama, aga vanametsaspetsialistid, kes toituvad surnud puidust või surnud puidul elavatest putukatest, nendel paraku ei lähe hästi. Ja laanerähn on üks neist, kellel läheb kõige halvemini. Ja miks tal läheb halvasti, ilmselt kuulaja ise võib juba aimata, miks tal läheb halvasti, kuna ta elab ainult väga vanas metsas ja ta elab eelistatult kuusikutes ja kuusesegametsades, siis need on need puistud, mille kvaliteet ja hulk on viimase 10 jooksul tugevasti vähenenud ja vähenenud eelkõige raiete tõttu. Et Eestis on metsa küll kaitse alla võetud, aga see, mis on kaitsealadel, on selle liigi püsimiseks tegelikult kindlasti ebapiisav. Ja majandusmetsades olevad vanametsakillud on järjest raiesse läinud ja alternatiivset elupaika pärast raiet lähepiirkonnas enamasti ei ole. Et liik saabki hakkama sellises puistus, see võib olla ka segamets ja see võib olla ka näiteks hästi vana kaasik või ka hästi vana haavik. Põhiline, et seal oleks palju või keskmisest rohkem surnud puitu. Et palju tüükaid, surnuid puid, surevaid puid ja sellises metsas on alati ka lamapuid, kuhu ta ka aeg-ajalt toituma läheb. Ja selliseid metsi on Eestis väga vähe. Hinnanguliselt on loodusmetsa kriteeriumite mõttes SMI alusel Eestis ainult 2% ja selle 2% sees on ju ka kõik kaitsealadel olevad vanad metsad, mis tähendab tegelikult seda, et suurem osa nendest vanadest loodusmetsadest ongi kaitsealadel ja majandusmetsades on neid järgi jäänud väga vähe. Nagu ka laanerähni on majandusmetsades alles väga vähe, et siin-seal üksikud paarid pesitsevad.
ja laanerähnile majandusmetsas ainus sihuke vähegi leevendust pakkuv puhver on need vähesed vääriselupaigad. Juhul, kui nad on kuusikud ja kuusesegametsad, siis need metsad piisava suuruse korral on talle sobivad elupaigad. Et veppidest ta püsib, kui veppide pindala ühes piirkonnas on näiteks vähemalt 5 hektarit. Et tal see sobiva elupaiga pindala ikkagi peab olema seal vähemalt mõni hektar ja väga korralik elupaik. Laanerähn eelistab toituda surnud kuuskedel. Et tegelikult ta tuleb toituma juba sellisele nõrgestatud puule, ehk siis sellisele, kuhu näiteks kuuse kooreürask on juba munema tulnud. Aga need puud, kus on palju puidumardikat kuivamas ja kuivanud puudele, ta tuleb toituma. Ja see toitumine näeb välja selline, et ta hakkab seda koore pealmist kihti siit lahti lööma. Et nokaga võtab need siuksed liistakud maha ja hakkab siit endale toitu otsima ja lööb väikesed augud siia tüve sisse või koore sisse, et jõuda tüveni. Ja niimoodi vaikselt ta seda koorib ja lõpptulemus on see, et mõne aasta jooksul koos teiste rähniliikidega nad koorivad need kuused ära. Et siin on mujal näha ka, et see koor lõpuks lüüakse siin maha, aga see võtab aega ikkagi jupp aega. Ja nad saavad siit uskumatu koguse toitu tegelikult. Aga sellised puid peab tekkima metsa järjepidevalt. Et üraski kolletes nad ei teki järjepidevalt, aga keskmises vanas metsas puud üksikuna ikka kuivavad, surevad ja pakuvad toitu ja kasvavad uued puud.